teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandat Jeesuselt Kristuselt. Kuulgem jutluse mõtete aluseks Püha Evangeeliumi Markuse järgi 12. peatükist, salmid 1-12. Ja evangelist kirjutab. Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima. Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid ja paljusid teisi. Nõnda nad peksid, mõne aga tapsid. Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Need rentnikud aga rääkisid omavahel. Tema ongi see pärija, läki, tapame ta ära ja pärand saab meile. Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirja kohta? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, seesama on saanud nurgakiviks. See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis. Ja nad otsisid võimalust seda kinni võtta, ent kartsid rahva hulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinna paika. Aamen. Armsad sõbrad, vennad ja õed Hargla kogudusest. Täna on meie paastuaja viimane niinimetatud kannatuste pühapäev. See on päev, mil me taas kord kohtume teiega üksnes veebi vahendusel, mitte siin armsas Hargla kirikus. Sellepärast on kannatused saanud sel aastal, nagu ka eelmisel, meie jaoks uue tähenduse. See on aeg, mil me kannatame igaüks küllap erineval moel, osalt aga kõik samamoodi. Me kõik tahaksime kohtuda meile armsate inimestega. Tahaksime käia ringi, naeratada üksteisele mitte vaid silmade, vaid ka suuga. Tahaksime teha koos neid asju, mida me oleme harjunud tegema. Tahaksime tulla siia armsasse kirikusse, omal altari ette põlvitada, palvetada, valada oma südame välja Jumala ees. See on midagi, mida me praegu vähemalt füüsiliselt ei saa teha. Meile räägiti äsja, õieti rääkis seda lugu meie õnnistegija enne oma ristisurma, samuti kannatustest, mis said osaks neile, kes täitsid neile antud ülesannet. Täitsid Isanda ülesannet minna üle vaatama, kuidas tema viinamäel saak kasvab ja kuidas seal tööd on korraldatud. Siin tekstis oli öeldud, nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Nemad ei ole mitte lihtsalt otse kui punamütsike ja hunt muinasloos, need viinamäe rentnikud, vaid nemad on juudi rahva tolleaegsed usuliidrid, vaimulikud juhid, kelle kohta see lugu käis. Nemad, kelle hoolde oli antud töö Issanda viinamäel,
Nemad, kes pidid rääkima rahvale Jumalast, kes pidid hoidma usu elavana rahva südametes. Nemad olid teinud oma tööd lohakalt. Ohverdamisest ja templiteenistusest oli saanud midagi, mida tehti vaid formaalsuse pärast. Tehti sellepärast, et nii on kombeks. Tehti valskustki. Alles veidi enne seda, kui Jeesus seda lugu räägib, oli ta kihutanud templist minema rahavahetajad ja puhastanud Jumala koja äritegemisest. Vähemalt selleks üürikeseks hetkeks. Tehti nii palju valesti, tehti nii palju väära, ent ometi oldi ise veendunud oma õiguses ja õigsuses. Arvati, et meie oleme ära valitud rahvas ja meile on kõik lubatud nii kaua, kuni me ajame seadusest näpuga järge. See seadus oli kirjutatud üles rullraamatusse ja kivitahvlitele, aga seda seadust ei olnud kirjas nende südametes. Nende südamed olid kõvemad kui need kivitahvlid ja nendesse ei olnud jäänud need sõnad pidama. Neil oli ükskõik, mida nad teevad nii kaua, kuni see väljast paistis igati kohane ja korras olevat. Nad ei vaevanud oma pead ülearu palju sellega, kas ja kuidas nad oma usuelus peaksid edenema, kas nad peaksid midagi teisiti tegema. Kui keegi ütles neile, et nad teevad midagi valesti, siis näidati selle peale näpuga ja mõisteti teda hukka. Veel enam, talle said osaks kannatused, teotused, mõnda peksti ja mõned tapeti. Nagu me teame, prohveti saatus ei ole kunagi olnud kerge ega muretu. Ja just nende inimeste kohta ütles meie õnnistegija need sõnad. Just nende kohta rääkis ta selle loo. Tema ise oli see poeg, kes saadeti lootuses, viimases lootuses, et ehk ometi pöörab see rahvas ennast ära kurjuse teedelt. Ehk ometi võtab ta õppust, parandab meelt ja saab uuesti Jumala rahvaks. Aga ei käinud selle poja käsi sugugi paremini kui nende sulaste käsi, kes olid käinud tema eel. Temale sai osaks veel teotavam surm, veel rohkem kannatusi. Kannatusi, mida tema ei olnud millegi ära teeninud. Kannatusi, mis oleks õiguse poolest ja õigluse poolest pidanud osaks saama sellele samale tänamatule rahvale. Sellele viinamäele, mis oleks tulnud juurteni maast üles kista ja komposti hunnikusse visata neile rentnikele, kes oleks tulnud hävitada nii, et nende nime ei jää isegi hauatahvlitele. Ometi andis Jumal ikka veel lootust. Ikka veel lootust, et see Viinamägi antakse uute rentnike kätte ja need suudavad sellest viimaks asja saada. Andis lootust sellele uuele kirikule, ristikogudusele, kes tõuseb ja elab edasi usus ja osaduses Jumalaga, Kristuse vere läbi õigeks mõistetud. See kogudus, armsad vennad ja õed, oleme ka meie siin ja täna. Ei mitte üksnes need 2000 aasta taha jäävad mehed ja naised, kes said vahetult osa Jeesuse lähedal olust, kes võisid teda näha, võisid temaga rääkida, võisid kuulda teda õpetamas, võisid panna oma käed üles tõusnu kätele, puudutada haavu tema peopesades.
Mitte üksnes nemad, vaid meie kõik oleme kutsutud olema need uued rentnikud ja uuendatud Viinamägi oma Jumala palge ees. Me oleme kannatustes ja veres puhtaks pestud ja õigeks mõistetud. Kristus on meie eest kannatanud. Kui vähe tähendavad siis selle kõrval meie kannatused, kui me ei saa minna kinno või ei saa sõita soojale maale. Kui vähe ja ometi kui palju, sest meie õnnistegija jaoks ei ole mitte ükski kannatus tühine. Tema jaoks ei ole mitte keegi meist nii väike või nii tähtsusetu, et tema kannatused ei läheks korda, et ta ei märkaks neid. Ja selle lubaduse on Jumal meile andnud, et ühel päeval pühitakse kõik pisarad ja kannatusi ei ole enam. Et ühel päeval saame me kõik osa tema armust, tema kirkusest, olles kutsutud talle pulmaõhtu söömaajale Jumala igavestes peosaalides. See on meie lootus. Selle lootuse peale me palvetame, selle lootuse peale me elame edasi oma vaikset usuelu ka siis, kui me ei saa seda teha kirikutes. Ka nendel rasketel aegadel, kui igaüks näeb eelkõige iseennast, sest teiste inimestega kokku saades tuleb ju püsida 2 meetri kaugusel. Nendel aegadel, kui valatakse oma kambri üksinduses kibedaid pisaraid, nendel aegadel, kui muretsetakse homse päeva pärast, mõeldakse, mis saab siis, kui kaotatakse töö või kui kodulaenu ei jõuta maksta, või kuidas need lapsed ikka eksamid kevadel tehtud saavad ja kas nad pääsevadki kuhugi kõrgemasse kooli õppima. Kui me mõtleme selle pärast, kas me ise ja meie armsad püsime tervetena või kui kauaks seda tervist meil on. Kui me mõtleme selle peale, mis juhtub siis, kui meil on vaja arstiabi, kui meil on vaja minna haiglasse ja kohti ei ole. Kui me mõtleme nende inimeste peale, kes on hooldekodudes või lihtsalt kusagil väikestes maamajakestes kaugel naabritest, üksi, ootel, ahastuses. Kui me mõtleme kõigile neile inimestele maailmas, kes on selle haiguse läbi kannatanud ja siit ilmast ära kutsutud. Ja mõtleme kõigi nende peale, kes kannatavad isegi siis, kui nad ei ole haiged. Kannatavad selle all, et nad ei saa elada oma tavapärast elu, sealhulgas oma tavapärast usuelu. See on kannatuste kevad. Ja üksnes Jumala kätes on, et sellele ei järgneks kannatuste suvi ja kannatuste sügis ja talv. Üksnes Jumala kätes on meie pääsemine nii koroonaviirusest kui ka kõigist muudest kannatustest. Sel paastu ajal olen ma, nagu paljud inimesed, kes on oma kodudes natukene luku taga lugenud õige palju maailma meediat, lugenud lugusid, nimelt kannatavatest inimestest, kes on saanud reedetud oma kõige lähedasemate poolt, kes on saanud haiget, kes on saanud väga tõsiselt häda, kes püüavad oma elu korjata kokku kildudest ja minna sellega edasi
liimivad neid kilde nii, et sõrmed verised ja ei leia neile kuidagi õiget paika. Alati jääb kas mõni kild puudu või tundub mõni üle olevat. Nendele inimestele mõeldes mõtlen ma kõigile neile, kellega me ei saa kohtuda siin kirikus. Mõtlen kõigile neile, kellega ma olen oma teise ameti tõttu viimastel aastatel kokku saanud, vestelnud, neid ära kuulanud, püüdnud neid nende valus toetada ja kelle heaks ma nüüd neist kaugel olles ei saa enam seda vähestki teha, mida ma tegin. Ja minu jaoks on kõige suurem lohutus, kõige suurem turvatunne neil hetkedel, kui maa tundub täiesti must ja tulevik tume, et ükskõik, mida meie oma inimliku tahtega, oma inimliku oskamise või oskamatusega võime teha, Jumal on sellest kõigest suurem. Tema on suurem meie kannatustest ja üksnes tema võib liivida need killud kokku nii, et mõrasid ei jää näha. Meie ei saa seda teha, meil ei ole selleks oskust, aga meie ei peagi seda tegema, sest on keegi, kes teeb seda meie eest. Meie ülesanne on paluda ja palvetada kõigi kannatajate, kõigi haiget saanute eest, nii tänasel kannatuste pühapäeval kui ka kõigil teistel päevadel. Mitte üksnes pühapäeval, kui meil on ärgates tunne, et midagi on nagu puudu, et tahaks panna kenad riided selga ja kuhugi minna. Kõrvad juba otsivad õhust kellalööke ja on tunne, et nüüd peaks kiirelt astuma hakkama, et mitte teenistusele hiljaks jääda. Mitte üksnes nendel päevadel, vaid nii siis, kui sa lähed mask ees poodi või lähed metsarajale kõndima või teed oma kodus pliidi alla tule, et toitu soojendada. Mõtle siis oma ligimese peale ja palveta tema eest, sest kui sina ka kannatad sellel raskel ajal, siis kusagil kannatab veel keegi ja temal ei ole ehk midagi muud, kui need sinu eest palved. Ära siis mõtle üksnes iseenda peale, üksnes selle peale, et sinul on raske, et sina oled paljust ilma jäetud, et sulle on paljud keelatud. Ka paradiisi aias tundus meile, et meid on ilma jäetud, et meilt on midagi keelatud. Ja nii hea meelega me kuulasime seda ahvatlejat, kes ütles, et tolle puu otsas on see vili ikka kõige magusam ja miks see Jumal teiega küll kiusu ajab, et ta teil seda süüa ei luba. Ema või isa ei aja lapsega kiusu, kui ta ei luba tal kätt pliidi alla pista. Ei ajanud ka Jumal meiega siis kiusu. Aga meie, kes me oleme loodud, mitte olnud algusest peale olemas, meie, kes me oleme inimesed, mitte Jumal, meie mõistus ei suuda iga kord nende keeldude mõtet hoomata. Meie oleme lapsed ja kui me täiskasvanutena tihtilugu heidame lastele ette, et nad meist aru ei saa, siis sedasama mõtlevad lapsed paraku meist. Tean seda 3 pisikese lapse emana. Nad mõtlevad meist kui rumalatest suurtest inimestest. Ja tihtilugu ei mõista nemad seda meie mitte mõistmist. Nad ei saa aru, kuidas meie ei suuda neist aru saada. Ka meie Jumala lastena ei saa tihtipeale aru, miks Jumal teeb seda või teist,
või lubab millelgi juhtuda. Aga siis on meil hea lastena panna oma käed palveks kokku ja öelda: Isa, ma ei mõista sind, aga sina tead paremini. Ja mõelda siis sellele, et see tulevik, milles ei ole pisaraid ega kannatusi, on meie kõigi jaoks alles ees, kui me jääme oma usule kindlaks. Aamen. Ja me palvetame. Valastaja ja armuline Isa, meie täname sind, et sa raskelgi ajal lubad meil palves tulla sinu ette, et sind tänada kõige su armu ees ja ikka ja jälle paluda kergendust oma kannatustes, valgust oma meelepimeduses, tröösti oma ahastuses ja meelekindlust oma kõhklustes. Me täname sind, et me sinu ekslikegi lastena ometi kindlad olla võime selles, et sa meid kuuled ja kuulda võtad. Sind, Jumal, kiidame. Ega te, Jumal, me palume sind kõigi meie ligimeste eest. Anna meile andeks meie eksimused ning hoia meid meeleheite ja usukaotuse eest. Õnnistava evangeeliumi levitamist kõigi rahvaste juures maa peal ka kriisiaegadel, mil seda tuleb teha massimeedia vahendusel. Lase seal olla kindlaks linnaks ja varjupaigaks igale otsivale südamele. Saada maailma rahu, lepita vaenud ja lõpeta sõjad. Kaitse ja varja meie kodumaad, anna meie riigi juhtidele ustavust kriisi ajal oma rahva parimad huvid esikohale seada, üheskoos ja ühel meelel neile pandud vastutust kanda ja pöörduda sinu otsimisele ja tundmisele, kutsudes selleks üles ka teisi. Me palume sind, hoia meie ligimesi kõigis maades kurja haiguse laiema leviku ees. Lase neil, kes veel tõvest puutumata, ka terveks jääda. Saada juba haigestunule kiire paranemine. Võta oma armu valgusse nende inimeste hinged, kelle sa juba oled kutsunud enese juurde ning saada nende omastele lohutuste hingerahu. Anna teadlastele tarkust ravimi leidmisel ja meedikutele jõudu põdejate eest hoolitsemiseks. Õnnista eesliini töötajaid kõigil elualadel. Iseäranis anna jõudu politseinikele ja piirivalvuritele korra tagamiseks kriisiolukorras, hingehoiu ja sotsiaaltöö tegijatele. Samuti toeta kõiki vabatahtlikke, kes on ühel või teisel moel panustanud sellesse, et keegi ei jääks sellel raskel ajal üksi ja abita. Hoia meid ka epideemia tagajärgede, tööpuuduse, kodude kaotuse, inimsuhete katkemise, hirmu ja paanika ees. Õnnista Eesti evangeelset luterlikku kirikut, selle peapiiskopi, piiskoppe, kõiki töötegijaid, nii hästi vaimulikke kui ilmikuid. Õnnista ka kõiki meie vennaskonfessioone, kaitse harva kogudust, samuti meie eestkalda kogudust Noarootsis ja kõiki kristlikke kogudusi ilusal Eestimaal, et sinu sõna kuulutataks ja sinu poole palves pöördutaks igal pühapäeval, igas kirikus ja koguduses, ka suletud uste taga, kuni on kas või üks ainus kõrvavaar seda kuulamas, üks ainus süda seda vastu võtmas. Kuule meid, arma lihtsalt Jumal. Õnnista sa hoolimise Jumal kristliku abielu seesust, laste kasvatust ja noorte tööd. Saada õnnistus igasse perre ja kodusse. Lase neis valitseda Jumala kartust, armastust, vastastikune austus ja kindlust. Iseäranis praegusel ajal, mil koole ja lasteaedu suletakse, eakavad pereliikmed sulguvad koduseinte vahele ja paljud inimesed suunatakse kodukontori tööle. Aita, et see oleks meie kõigi jaoks armastuse ja vastastikuse taasleidmise aeg. Hea aeg üheskoos olemiseks, üheskoos tegemiseks, ühiselt palvetamiseks. Aita, et sidemed kaugel viibivate lähedastega ei nõrgeneks. Aita sotsiaalmeedia ja telefoni olla ometi kord mitte inimeste lahutajaks, vaid silmade ehitajaks nende vahel. Õpeta meid silmadega naeratama, südamega kuulama,
sõnaga puudutama. Õnnista iga ausat elukutset ja tööd. Lase kõigel, mida me ette võtame, minna korda sinu riigi hüvanguks ja meie inimese kasuks siin ajalikus elus. Anna, et nüüd enam kui iial enne tahaksime ja suudaksime me teha üksteise jaoks, ilma et nõuaksime selle eest avalikku tunnustust ja esiletõstmist. Ning õpeta meile väikeste asjade tähendust. Lase meil mõista, et just väikesed teod on need, mis muudavad maailma paremaks. Ole kõigi hingeaastuses olijatega, aita puudusest kannatajaid, anna haigetele tervist, kahtlejaile kinnitust, näita eksinule õiget teed. Tröösti leinejaid, ole kaaslaseks üksikuile. Kergenda surijate kannatusi ja sündivate elude ilmale tuletut. Kõigeväeline Jumal, kes sa oma poega meie eest surma andes, oled toonud suurema ohvri, kui keegi meist mõista suudab. Aita, et selle sinu igavese armastuse tähendust suudaksid mõista ja selles usukindlust leida ka need, kes kannatustes nõrkevad ja end kõigist hüljatuna tunnevad. Õpeta meid kinnitama kõik oma lootused üksnes meie õnnistagi ja risti külge. Usaldama end jäägitult selle kustumatu armastuse hoolda, võtma tänu meeles vastu sinu andeks and, mida me küll pälvinud pole, ja loota sinu igavesele tarkusele, milleks aga meie kannatused meile kasuks ja raskused rõõmuks pööravad. Aita meid vankumatult uskuda, et miski, mis meile siin ajalikus elus osaks saab, ei ole ülearune ega väärtusetu ja aita meil kannatliku meelega oodata sinu päästet. Ja kui me satume endistusse või ahastusse, siis ära lase meil iialgi kahelda sinu armastuses. Issand, meie teame, et sa kuuled meid, ka neid palveid, mis kunagi sõnadeks ei saa. Ole siis meiega ja aita meid, armas Issand Jumal. Ent ometi aja ja igaviku Jumal, ära lase meil iialgi unustada, et üksnes sinu juures on meie tõeline eluase ja rahupaik. Valgusta ise meie teed siin ajalikus elus oma igavese armastuse valgusega. Lase meil selle suunas liikuda mõnikord kobamisi, mõnikord aga reipa sammuga. Sule meie silmad kiusatuste virvatulukeste ees ja lase meil osaduses sinuga käia lõpuni oma maine teekondi ning selle järel kartuse ja kahetsuseta tulla sinu taevasesse kuningriiki, kus me sind, isa, poeg ja püha vaim, üks Issand ja üks Jumal, õndsas valguses ja igikestvas kirkuses, koos kõigi oma armsate eesläinutega täname ja austame igavesest ajast igavesti. Oh Jeesus Krist, oh kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Ja sinu õpetatud sõnadega me palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärand on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen. Armsad sõbrad, ütlen veel ka kirikuteadetest siia tänase teenistuse lõpuks. Kuna praegu ei ole veel teada Vabariigi Valitsuse uusi korraldusi, siis hetkel ei oska me ka seda öelda, kas me ülestõusmist pühade ajal saame koguneda siia kirikusse tavapärast jumalateenistust pidama või mitte. Igal juhul, kui meil lubatakse koguneda, siis kehtivad endiselt needsamad juhised, mis varemgi. Kanname maski, hoidume üksteisest 2 meetri kaugusele ja püüame siis ka desinfitseerida uksel käed, seal on olemas vastavad vahendid. Aga kui meil ei lubata koguneda,
siis sellisel juhul me peame need teenistused ikkagi suletud uste taga ja paneme veebi üles, kust te saate neid järele vaadata. Ja igaks juhuks oleme alustavalt ka teinud ajakava siis aprilli ja mai teenistuste kohta. Juhul, kui kirikut taas lubatakse avada ka koguduse liikmetele, siis see ajakava ripub meil kiriku teadete tahvlil ja paneme selle üles ka koguduse Facebooki kodulehele ja see kehtib siis sellisel juhul, kui meil lubatakse taas avatud jumalateenistusi pidada. Ma soovin teile kõigile südamest, et armuline Jumal teid kõiki haiguse ja kannatuste eest hoiaks ja loodan väga, et peagi me võime taas ühises osaduses Jumalat teenida. Palvetagem selle eest, palvetagem lakkamatult, palvetagem, sest meie Isal taevas on selle üle hea meel. Olge siis väga hoitud ja minge issanda rahus ja teenige teda rõõmuga. Aamen.